Täiusliku valgustuse saladused. Kas sul on kunagi olnud selline tunne? Päeval näeb sinu tuba välja täiesti imeline. Loomulik valgus voolab akendest sisse, ruum on elav ja hubane. Aga siis päike loojub. Sa vajutad lülitit ja kõik kaob. Vaata seda näidet. Vasakul on ruum, mis tundub elus. Seal on sügavust, soojust ja atmosfääri. Paremal on täpselt sama ruum, kuid ainult ühe tavalise laevalgustiga. See tundub lame, steriilne, peaaegu nagu kontor. Sa näed kõike, aga sa ei taha seal olla. Kuhu see tunne kadus? Kus kadus see hubane ja ilus atmosfäär? See on väga levinud probleem, kuid vastus ei ole seotud mööbliga. Saladus peitub valguses, selles, kuidas valgust kasutatakse. Professionaalsed valgusdisainerid ei paigalda lampe lihtsalt selleks, et oleks näha. Nad kasutavad valgust emotsioonide loomiseks ja atmosfääri kujundamiseks. Ja neil on selleks kindel süsteem, mida saab õppida igaüks. Üllataval kombel tandub kõik ühele lihtsale arvule 3. See kontseptsioon, mille töötas välja legendaarne valgusdisainer Richard Kelly, ütleb, et hea valgustus ei ole üks asi. See on 3 valguskihi tasakaalustatud koosmõju. Esimene kiht – valgus nägemiseks. Kelly nimetas seda light to see. See on nagu põhivärv ruumi atmosfääris. Fundament. Tehniline nimetus on üldvalgustus. Selle eesmärk on tagada mugav üldine valgustase, et ruumis oleks turvaline liikuda. See peaks olema pehme, ühtlane taustvalgus. Ja just siin tehakse kõige rohkem vigu. Vasakul näed otsest valgust, tüüpilist laespotti, mis suunab valguse otse alla. See on karm, tekitab ebameeldivaid varje ja mõjub nagu ülekuulamislamp. Paremal on peegeldunud valgus. Valgus põrgub esmalt seintelt või laelt ja täidab ruumi pehme, hajutatud valgusega. Kuidas seda saavutada? Karniisvalgustus, seinavalgustid, ülespoole suunatud valgustid, mis peegelduvad laest. Kõige olulisem, valgus peab olema timmerdatav. Kontroll on kõik. Teine kiht. Valgus vaatamiseks. Funktsionaalne ja aktsentvalgus. Kelly nimetas seda light to look at. Selle valguse eesmärk on suunata tähelepanu ja toetada konkreetseid tegevusi. See kiht ühendab endas aktsentvalgustuse, näiteks kunst, tekstuurid või arhitektuur. Töövalgustuse, lugemine, köögitöö või kirjutamine. See töötab lihtsa psühholoogia tõttu. Meie pilk liigub alati heledamate kohtade poole. Valgusega juhitakse tähelepanu liikumist ruumis, ruumi loogikat. Umbes 50% valgusest kesktasemel, seinavalgustid, laualambid, märkimismäärne osa madalalt, põrandalambid. Ainult laevalgusele toetumine teeb ruumi igavaks ja lamedaks. 3. kiht. Valgus nautimiseks. Kelly nimetas seda play of brilliance, valguse ja varjumäng. See on kõige valesti mõistetud osa. See ei ole dekoratiivne lamp, vaid dekoratiivne valgusefekt. See on küünlavalguse vilkumine, varjumustrid seinal, valguse ja särakontrast. See kiht tekitab emotsiooni. See muudab ruumi hubaseks, lõõgastavaks ja koduseks. Levinumad vead on spotvalgustite ruudustik laes, kesktaseme valguse täielik puudumine, paljad silmapimestavad valgusallikad. Kuldreegel. Ära valgusta tühja õhku, valgusta objekte ja pindu. 3-kihiline retsept igasse ruumi. Pehme, peegeldunud üldvalgus. Aktsent ja töövalgus keskmisel ja madalal tasandil. Väike kogus valguse ja varjumängu. Kõik kihid ei pea korraga põlema. Valgus peab olema sinuga koos ja muutuma vastavalt olukorrale. Lõppmõte on see, et me peame lõpetama mõtlemise valgusest kui pelgalt praktilisest vajadusest. Valgus on tööriist, millega kujundada tundeid ja see muudab kõike.